tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan 10 taaskord siin. Ja nagu te näha võite, siis me oleme jätkuvalt minu vanas korteris. Noh, kolimiseni on natukene aega. Tegelikult kolima hakkame juba homme. Ja homses videos ma kindlasti näitan millisesse korterisse. Käime toad läbi ja käime keldris ja vaatame milline kelder on, sest kelder on päris suur. Mis praegu toimub, tegelikult väga midagi. Ja kuna ma olen olnud põhimõtteliselt enamus aja oma selle korteri ostu asjaga tegelenud, siis paraku pole ühtegi videot jõudnud siiamaani teha. Ühtegi gameplay'd ei ole ka jõudnud veel üles panna. Ma loodan lähipäevil midagi hakata üles panema, sest siis saab mu see korteri ostu pull läbi ja siis saab natuke rahulikumalt olla. Siis peaks seda vabamat aega ka natuke tekkima, kuigi kolimine võtab tohutult kaua aega meil. Ma ei kujuta ette, ma kolin mingi nädal aega vähemalt. Sest osad seda kraami on ikka mega palju. Ma olen natukene kokku pannud keldris asju ja siin üleval natukene, aga kuna ma jätkuvalt elan siin, siis ma väga pole viitsinud midagi teha. Aga homsest tuleb hakata paraku asju siit sinna kolima ja meil midagi polegi. Ma olen ise tegelikult päris üllatunud, et asi nii kaugele on üldse jõudnud. Aga mida me oleme teinud vahepeal? Ma vaatan, äkki ma panen põllu tegemisest mingi väikse klipi siia vahele, võib-olla lõppu. Siis taimekasvatuse poole pealt nii palju, et üks väike põld on tehtud, osad taimed on välja pandud, kurgid on juba kasvuhoones, kasvuhoonet on ka natuke ette valmistatud, kuigi suurem foorem muld alles tuleb ja tolle vedamisest ma arvan ka, et teeme mingi väikse video, vaatame, kuidas aeg on ja kuidas ilm üldse on, kas üldse saab midagi teha ja lisaks muudele asjadele siis sugikõrvits on ka õue saanud, mõned lilled on hakanud mõned lilled on hakanud õues kasvama ja paraku minu selle toa lill siin akna peal on natukene ära kuivanud vaatamata sellele, et me teda automaatselt kogu aeg kastame ja ta on natukene ära kuivanud. Siis ma sain väikse pisiku külge endale seoses akudega 18650 akudega, mida on terve see karbitäis siin. Terve see karbitäis on põhimõtteliselt nii palju neid täis. Lisaks on siin muidugi ka laadjad nende akude jaoks ja me saame nendega mingid projekte teha kunagi. Siis lähme kööki. Vaatame, mis köögis on, sellepärast, et köögis on toimunud väikseid muudatusi. Oleme istutanud terve hunniku taimi ümber ja nüüd näeb see siis selline välja. Mõned taimed tahavad ilmselt see nädal välja ära viimist, sest on juba päris suured. Ja osad taimed paraku peavad veel natuke ootama ja natuke kasvama. Ja kui keegi tahab saada, mis sa nüüd olidki, paprikat, siis mul on kõik need taimed, mis siin on üleliigsed. Ja kui keegi tahab, siis võib minule kirjutada ja on võimalik mingi asi kokku leppida. Chili, paprikas kõik kasvavad vaikselt. Paraku ilm ei ole just kõige parem. Aga tomatid kasvavad päris hästi, on kenasti pikaks läinud ja varred on vähemalt korralikud. Need siin on, need saavad rohkem valgust, sellepärast need on natuke korralikumad ka. Need saavad natuke vähemad, natuke lühemad. Ja siin on meil siis need väiksed tomatid, kirstomatid ja siin on arbuusid on siin. Ma arvan, et need tuleb ka selle nädala jooksul välja ära viia. Amplid said ära viidud ja kenasti kasvavad õues. Siis natukene seoses, tegelikult veel kolimise juurde ei lähe. Siis nagu näha võite, kaktusel on uued kaktused päris pikaks leid. Ja siin toas on asi päris rahulik, sellepärast, et amplid ja asjad on kõik ära viidud ja jätkuvalt, kui keegi tahab kaktuseid saada, kirjutage mulle, sest mul on teile päris palju anda. Täiesti tasuta. Nii et kirjutage
ja saate tasuta kauplusi. Siis lähme nüüd seoses kolimisega. Ma muretsesin endale mõned asjad. Ja puhtalt sellepärast, et oleks nagu endal natuke kergem siis kolima hakkame. Sest natukene remonti on vaja teha ja igasuguseid asju. Siin on üks pakk, mida ma teile ei näita. Seal on ainult lihtsalt üks väike kontrolleri toiteblokk, muud midagi. Ostsin ühe registraatori, sest siia saab kõik vajalikud dokumendid panna. Ostsin 100 kilekaant, maksis mingi paar euri ainult, mega soodukast, arvestades, et Maximas maksab mingi 10 tükki juba mingi eur või midagi. Siis lisaks, nagu te näha võite, siis ma muretsesin endale magnettahvli. Selle paneme kenasti kuhugi seina peale või külmkapi peale või vaatame kuhu. Muidugi muretsesin ka markerit, et oleks millega kirjutada. See ei olnud tegelikult väga kallis, see oli mingi, mis ta oli 19 euri oli ainult see. Nii et võrdlemisi odav. Jah, seda on võimalik igate pidi panna. Ma arvan, me paneme lihtsalt terve selle ääre kahepoolset teipi kinni, paneme need nurgad kinni ja siis on hää. Ja siis paneme ta ilmselt külmkapi peale, nii et need on uue korteri jaoks on need. Ega jah, väga midagi muud ei olegi, ma ei olegi väga jõudnud midagi muud teha. Sest jah, töö ja korteri asjad ja ühesõnaga tegemist on palju olnud ja aega mingeid videosid teha on mega vähe. Aga küll see asi paraneb sellepärast, et kui mul nüüd aega tekib, siis tuleb ilmselt uuest korterist päris palju videosid. Lisaks ma arvan, et järgmise kuu-2 jooksul on mul teile paar üllatust. Okei, need ei ole võib-olla nii mega üllatused, aga need on lihtsalt asjad, mida mul siin korteris hetkel ei ole, kuigi ma oleks tahtnud, aga jah, vanematega koos elamine on selline pull, et kõik mida tahad ei ole võimalik. Aga nüüd, kus me elame kahekesi omaenda korteris, siis saame me endale teatud asja lubada. Aga sellest, millest jutt käib, seda ma arvan, et sellest räägime siis, kui aeg on küps. Ja. Sest praegu meil seda ikkagi ei ole veel. Ja me loodame selle paari kuu jooksul endale hankida. Nii et jah, jätame teid natukene mõtlema, et mis see küll olla võiks. Võite jätta kommentaarid alla ja võib-olla ma tagin kõige õigema vastuse. Nii et jah, tänaseks väga muud ei olegi. Tänan kõiki vaatamast, kes on neid videosid viitsinud vaadata, sellepärast et ma tean, et neid tellijaid on mega vähe. Ja keegi nagu ei viitsi minu videost vaadata, sest need on mega igavad. Aga uskuge mind, lähevad huvitavamaks. Ma arvan, ei pruugi minna. Aga kuna ma saan nüüd endale omaenda töökoja rajada normaalse sinna korterisse või siis keldrisse, ilmselt keldrisse, siis ilmselt hakkab tulema mingeid automaatika ja siukseid videosid. Nii et jah, tänan kõiki vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribeige, jätke oma kommentaarid, arvamused ja mida sooviksite näha järgmises videos või järgmistes videotes. Ja kohtumiseni juba homme õhtul, kui me oleme juba uues kohas. Tšau!